sõna, mis vanalis ütles, oli ikka õige. Või äkki ei tea õpetaja, et kalad elavad auditooriumis.
mis on võlusõna? Palun, ma luban, ma ei tee ülikoolis enam, ma kõik hinged päris korras koolis, ma ei tee ühtegi pahandust enam, ma ei kuku mitte kuskil, ma mängin rahulikult palli, kus paksu. Tere, Hallo! Meil on vaja seda sõidukit siia... Kuhu? Traumapunkti. Siia... Traumapunkti? Jaa, siia draamapunkti, palun. Mida?
kellegi kuuldes sõna perses olistaksin. No uiss on okei, temast räägime ka loodusõpetuse tunnis, aga see tont teab, mis. Tema, mis on tegelikult peab kodutööst infot küsima, millise kodutöö kirjalikult. Pean kirjutama perslõssi kohta. Kes siukest asju lõpetab? Kilinõps oli. Alo? Ütle korra uuesti palun. Ma pean perslõssi kohta. Oota, mida? No mida? Õpetajal oligi kirja. Kuidas ta on? Mine oma tuppa!
ja kui isu tuleb, ostab endale poest ka head paremat. Mina pean aina aega arvestama, et kusagile hiljaks ei jääks. Miks küll keegi ei mõista, et olen alles 13, millal peaksime jõudma teha kõiki neid asju, mida minult palutakse? Ükskord julgesin emale hoopis ise öelda. Näegi, et mul on kogu meil tegemata. Tee ära! Kuidas? Ma ei julgenud mitu päeva oma toast ninagi välja pista. Ükskord aga tuli ta koju, istus diivanile ja ütles. Jälle on kõik tegemata. Ma ei saanud ju, mul oli kool, siis trenn ja siis mul läks natuke kauem, sest Sutt käis tiigi juures konna. Ta nägi küll surnud välja, aga ta arvas, et kui me teda patareiga puudutame, siis ta ärkab ellu. Ta teadis seda asja, sest Suti onu just niimoodi tehti, kui ta süda seisma jäi. Ja siis, kui me poest meile kõndsime, nägime, et kiirabi viis parajasti ühte meest ära. No siis Suti ema helistas, ütles, et ta peaks juba oma kodus olema, et kodused tööd on tegemata. No mul tuli meelde, et mul on ka üks kodused tööd tegemata. Siis me otsustasime, et me panna sinna, kui ma hammrile lasta, et ega ta surnud sealt kusagile ei lähe. Kammun, kui sul ei ole ilma. Sa oled munnu, tead. Homme me teeme kooli vaba päeva. Mis asja? Jaa, teeme sellise päeva, et mitte midagi sellist ei pea tegema, mida ise ei taha. Ja siis ma mõtlesin, et ahaa, see siis ongi see niilsus, millest vanaisa rääkis. Et vanainimestel mõnikord juhtub, lähevad päeva peal tolliks ja ei saa ise ka aru, mis toimub. Kuni ühel hetkel on kööga. Rumaluke, ma ei hakka surema. Mul on lihtsalt hea tuju. Nii et sa siis pole see niilne. Praegu veel mitte. Võib-olla on ta leiklusfaas. Ta ongi ju vana. Kõvasti üle 30 juba. Ma armastan sind. Ma armastan sind ju ka. Küll on hea, et surema ei hakka. Ja järgmisel päeval me ei teinudki mitte midagi. Ma ei saanud ka märkust puudumise eest, sest ema põhjendas selle ära. No, midagi me ikkagi tegime ka. Me ostsime kommi, krõpsu ja popcorni ja jooki ja vaatasime päev otsa lihtsalt telekat. Rääkisime juttu ja läksime hästi hilja magama. Selle päeva tegemised jäid meil tegemata. Aga mõnikord ongi niimoodi hea.